Rain Käärst isiklikult on üllatus täiesti klassikaga platsis verivorstidega. Miks verivorst? Kas sulle maitseb verivorst? Ja mida erilist sa nendega siin praegu tegema hakkad? No, tegelikult verivorst vist jäi üle mulle lihtsalt. Aha. Ja, aga ega verivorst midagi häda ei ole ja mulle endale ta väga meeldib. Ja minul on tänasel võimalik ja suur au teha üht-teist maitsvat Maaria verivorstist, mis on siis vastakuusse uued verivorstid ja näevad sellised pikukesed välja ja õhukesed küpsevad kiiresti ning mina mõtlesin tükk aega, mida ma nendest siis teen. Sellepärast, et verivorst on ju tegelikult siuke Eestis jaoks väga püha, võiks öelda isegi loom, sellepärast, et kõik söövad seda jõulude ajal ja tuleb alati verivorstiga minul meelde enda see, kuidas sai lapsepõlves järjekorras seistud, et saaks ikka tol hetkel siis uueks aastaks kotikese verivorste ja siin ma mõtlesingi, et ma teen midagi hästi lihtsat ja ma midagi ka väga kiirelt. Nii et see just nimelt sa ütlesid, et verivorst ei ole mitte lihtsalt verivorst, vaid tõesti eestlase jaoks. Mul on üks välismaalast sõber, kes mõnda aega elas Eestis, ta saab aru, et eestlase jaoks verivorst on midagi rohkemat kui lihtsalt üks verest tehtud vorst, et see on nähtus, see on kultus, see on midagi, millest ei saagi keegi teine aru peale eestlase, ütleme ka soomlase. Oled sa nõus sellega? Täiesti nõus ja tegelikult kord aastas tuleb ikka alati verivorsti isu peale. Aga nüüd siis pand hästi kuumaks. Verivorstid ma lõikasin väikesteks tükkideks, seda kiiresti ära küpseksin. Ja nüüd oleks vaja ju midagi, mis nagu veel forseeriks seda küpsemiskiirust. Ja selleks sobib väga hästi tänase ilma puhul selline igihaljas väike törks viina. Ehk siis flambeerime verivorstid ära. Ja aitäh. Ja selleks, et flambeerimine hästi õnnestuks, on väiksed taktikalised nipid. Esiteks, oleks hea, kui oleks olemas gaasipliit, sellepärast, et siin on ju tuli kohe olemas ja pole vaja jamada palju. Kõigepealt tuleb tekitada siis ühele nii-öelda panni otsa juurde, tuleb tekitada selle hästi kuum koht, kus siis alkohol, kui sinna peale valada, aurustuks hästi kiirelt. Nii siis proovida. Tähelepanu! Siidisalliga palutakse seda mitte teha. Nii, ja mis nüüd juhtus? Nüüd põles alkohol ära. Nüüd jäi vesi järgi siia. Aga kiiresti said nad kuumuse kätte ja natuke läks siia näiteks kodus, kui teha hea lisada suhkrut. Mina täna suhkrut kaasa ei võtta, sellepärast, et suhkur oleks niiskusega juba tükki läinud. Aga nüüd tulevad väga tähtsad komponendid. Nimelt mitte kasutada voolaamoosi, aga mul on siin olemas oma sõbrad, Jatsud, kui sa tead, sain barbecue-kastet, millega ta eelmine aasta koos võisteldes USA-s saavutasime 6. koha. See on väga salajane retsept, aga see retsept on juba välja ilmunud ja on olemas ja tuleb ka lihakokkade kodulehel üles. Nimelt siis natukene nüüd seda barbecue-kastet siia peale. See on selline hea, magus, vürtsikas ja annab siis kõik need jooned kätte, mida on vaja siis pohlamoosid saada. Ja kui keegi nüüd kardab näiteks, et magu on liiga tundlik selle happe suhtes, mis siit kastmest vaieldamatult tomatitest on tulnud, võib lisada veel mahendamiseks törtsukene vahukoormus. Ja põhimõtteliselt ongi valmis. See näeb hea välja, see lõhnab hästi ning tõenäoliselt ta ongi hea. Ja head sõbrad, täna õhtul viimane võimalus seda kõike head proovida ning olgu veel öeldud, et tuletades meelde Jazzi võluvat esinemist siin korndoogidega. Neid korndooge mõned veel on alles. Tulge ligi, proovige, nad on väga head, võin ise kinnitada. Ning samamoodi Ellise eriti spetsiaalne liha, eriti spetsiaalse pesto ja kirsikastmega. Kas seda on täiesti saadaval? Nii et sõbrad, meil on veel umbes täpselt 5-7 minutit enne seda, kui me kõik organiseeritud siit liikuma hakkame sooja, heledasti valgustatud ning üllatava programmiga Nõmme kultuurimajja. Nii et, kallid sõbrad, 7 minutit